Tere kuulama Pilvejuttude podcasti, et alustame oma teise hooaja esimese episoodiga. Meie 2 hooaja vaheline paus läks oodatust veidi pikemaks, aga selle eest me oleme tagasi uue koosseisuga ja laiendatud fookusega. Lisaks pilvejuttudele ja pilveteemadele võtame käsitluse alla andmete valdkond, AI ja kuidas andmetest maksimumi välja võtta. Selleks on meil saatejuht Egle. Tere, Egle! Tere! Lisaks pilve- ja datajuttudele räägime ka arendusest, kuidas panna AI tööle enda arendustööriistadega ja kuidas arendusmaailm läheb. Sellest räägib meil Karl Rappur. Tere, Karl! Tere ka minu poolt! Eks me hooaja jooksul saame rohkem tuttavaks ja saame teada, millega nad igapäevaselt tegelevad. Aga hooaja esimene külaline on meil Kristjan Karma, kes on õppejõud, podcaster ja muusik ja võib-olla see list on veel päris pikk. Aga tere, Kristjan! Tere! Alustame sellest klassikalisest küsimusest, et Kristjan, et kus sa oled, kus sa tuled ja mis sa teinud oled ja mis sa täna teed? Jaa, kust ma tulen Tallinnast ja olen eluaeg mingis mõttes nagu IT-ga tegelenud. Ma olin vist 11, kui mul üritati esimest korda õpetada programmeerimist. Ja tänaseks ma pean ennast IT generalistiks. Generaliste toetav raamat ka siin käe pärast kohe. Aga et miks mulle meeldib just see generalisti nagu mõiste on see, et spetsialiseerumine on vajalik, aga samas on sinna vahele vaja ka generaliste, kes teaksid igast teemast natuke ja oskaks neid nagu rohkem kokku liita. Ja nii ongi, et ma olen täna, kuidas ma ennast ise identifitseerin, ma olen isa, ma olen abikaasa, ma olen õppejõud, sügisest ka programmijuht, siis kindlasti ma identifitseerin ennast ka testijana, laulusõnade kirjutajana, lauljana, esinejana üldisemalt. Ma ei ütle, mis mütsi vaja on ja paneme selle pähe. Eks me siis hakkame nüksest ülikooli või nüksest AI ja selle teadustöö või kuidagi sellise social nagu AI teemalt täna minema. Alustaks sellest, et nagu väga palju räägitakse tänasel päeval social engineeringust, kui see on nagu väga suur ründevektor ja seeläbi ka organisatsioonid nagu päris palju nagu kannatavad ja võitlevad selle vastu, et kuidas sinu pilgu läbi või nagu õppejõu või nagu saaks selle vastu võidelda või kuidas sellega saaks tegeleda? Jah, ega siin põhiline ongi nagu teadlikkuse tõstmine, ma ütleks ühelt poolt. Et eks siin on tegelikult mitu asja, et ühelt poolt me saame oma süsteeme, oma protsesse kõike teha, eks ju, veakindlamaks. Mulle hästi meeldis, kuidas oli see 2014 Nordic Testing Daysil tegi saalitäiele testijatele väga hea motivatsioonikõne siuke härra nagu Mikko Hyppönen toona F-Secure'ist ja kui ta ütles, et kõik bugid tarkvaras on potentsiaalsed haavatavused ja see töö, mida testijad teevad, leiavad bugisid, et saab ära parandatud, siis on haavatavusi vähem. Et see võib ka olla funktsionaalsuse bugi, see võib olla mis iganes, mingi mäluleke kuskilt tekib, see on haavatavus kohe. Aga samamoodi tegelikult, kui see, ma ütleks, et ka kasutatavuse bugi või kasutaja kogemuse bugi on tegelikult haavatavus selles mõttes, et kui sa tekitad kasutajas mõttetut stressi, siis ta on kergemini libastuv mingitesse nagu sotsiaalsetesse rünnetesse, eks ju. Et iga gramm seda kognitiivset võimekust, mis me kasutajalt ära röövime sellega, et süsteem ei ole nagu hästi häälestatud või nagu mugav kasutada, on jälle potentsiaalne ründevektor tegelikult. Et ongi, et ühelt poolt me peame
oma süsteeme, nii nagu siis IT-rakendusi kui ka näiteks protsesse inimeste ümber, on ju. Lihvima võimalikult selliseks, et seal oleks seda friktsiooni nagu vähem või sihukest tarbetut friktsiooni vähem. Jah, mingi friktsioon peab olema, et sa ei lase nagu uisapäisa mingisuguseid lollusi teha, on ju. Aga just, et see kõik oleks mugav ja samal ajal inimesel oleks ruumi endal mõelda ka ja see oleks nii-öelda süsteemi sisse disainitud, et ta mõtleb kaasa, mitte ta lihtsalt ei kliki, on ju. Et noh, siis on see turvalisem. Hästi üldine vastus praegu, aga. Jah. Aga kui palju me täna siis nagu koolis seda õpetame või mis sa seda arvad, et sellist või see on nagu pigem seeniorite teema rohkem või? Ei, no tegelikult ma näiteks ise ka üks õppekava, kus ma praegu õpetan hetkel, kus juures ongi meil just lõppemas social engineering'u kursus, siis issand, ma praegu jään vastuse võlgu, mis selle õppekava täpne nimetus on, aga põhimõtteliselt baka õppekava sest just nagu küberturbe aspektist, on ju. Et seal, nagu ma ütlesin, baka, ehk siis, et need on, mõned neist töötavad valdkonnas ongi juba nagu spetsialiseerunud seal juba pikalt, aga teised on ka sellised, kes on otse koolipingist tulnud või siis õpivad ümber sellesse valdkonda, et väga erineva taustaga inimesed, aga et ongi see, et mõnele sa nagu ei peaks midagi väga uut õpetama või seal ei pruugi neile midagi uut olla, aga teised alustavad enam-vähem nullist ja see hästi põnev on vaadata ka seda, et kuidas, mis vaatenurki tudengid ise ka välja toovad seal. Ja mis me seal teeme, selles samas social engineering'u aines, loomulikult me räägime, mis need psühholoogilised põhimõtted on, kuidas mis nõrkusi ründajad võivad ära kasutada, aga ka praktilise poole pealt on see, et meil on seal iga tudeng peab seminaris mingisuguse ettekande tegema ja seal nad jagunevad, et on nii-öelda crook of the week, et keegi võtab mingisuguse sükse tuntud skämmeri või petise eluloo, toob selle lühidalt lahti ja lahkab siis seda, et milliseid siis nagu psühholoogilisi printsiipe nemad ära kasutasid, mis üldse nende motivatsioon selle kõige taga oli, et nagu siuke natuke analüüs on ju seal. Teiselt poolt on see nagu siuke hands-on harjutused ka seal, et mis ma ise sinna ainesse kaasa tõin, enda pagasit oli kunagi 2020 me alustasime siukse projektiga nagu ScamLab, et ta ongi siuke disainitud nagu õppeülesanne, et mille nagu sisu siis tegelikult on scam-baiting ehk siis skämmeriga natuke siuke mängimine, aga eesmärgiga saada sealt skämmerilt võimalikult palju infot kätte, et aru saada, mis ta meetodid on, just nimelt jälle see, et kuidas ta sulle läheneb, mis nagu kohtades ta sind survestab, kuidas ta keelekasutus on, kõik siuksed asjad, et mitte lihtsalt nagu siuke lõbus, et raiskasin skämmeri aega praegu, aga et just, et sealt nagu mingit infot ka kätte saada. Ja tegelikult tänavu meil tekkis sinna veel kolmas siuke, tegelikult kolmas harjutus oli veel juba enne, oli see, et oma tutvusringkonnas või kuskil tööl või kuskil nagu inimeste harimine selles osas, et sa teedki mingisugused nagu koolitusmaterjalid ja küsitled neid enne ja pärast, et kuidas nende teadlikkus on ja vaatad, kuidas see selle koolitusega kasvas või kahanes hoopis. ja siis see viimane lisandus sinna oli meil üks eksperiment nüüd, mille tulemusi me veel alles hakkame põhjalikumalt analüüsima. Sihuke ettevõte Eestis nagu Fishbite, mis teeb siis ongi sihukest phishingu koolitust või nagu sihukest treeninguid. Nendega oli meil koostöös siis see, et tudengid said siis ise disainida mingisuguse ründe emaili,
nende süsteemi ja siis sealt vaadatakse siis nagu päris koolituskeskkonna pealt, et mis tulemustega sellised ründed olid, et nagu nemad saavad uusi huvitavaid vaatenurki, tudengid saavad jällegi reaalse elu tagasisidet, et kuidas see päriselt inimeste peal töötas. Ja noh, jälle, et lõpuks see teadlikkuse tõstmine ja teiselt poolt on usalduse tõstmine või usalduse hoidmine eelkõige, et mis ei ole nüüd nagu see, mida ülikool teeb, aga üldiselt, et kui me tegeleme nende küberturvalisuse teemadega, me ei tohi, kuigi jõle lihtne on sinna minna, hakata ohvreid süüdistama. Et endal on ka see tunne vahel, et issand jumal, et kui loll ma peaks olema, et sellesse lõksu langeda, on ju. Aga see on kõige ohtlikum seisukoht, mida üldse omada, et minuga see ometi ju ei juhtuks või et mina olen targem. Ja siis nagu, mis juhtub, on see, et kui sa libastud, esiteks sul läheb rohkem aega, et tunnistada, et sa oled libastunud, et sa oled mingisse lõksu langenud, on ju. Võib-olla sa oled juba, ma ei tea, kui palju raha ära andnud selleks ajaks, kui sa lõpuks ise aru saad. Ja teiselt poolt siis on nagu häbi, on ju, ja see võib lausa viia eksistentsiaalse kriisini välja, et oota, aga see oli ju minu loomuse osa, et minu põhiolemus oli see, et ma ei ole ohver selles olukorras ja nüüd ma olen järsku ohver, on ju. Et tegelikult tuleb tunnistada, et me kõik oleme samade psühholoogiliste nõrkustega, et jah, me võime olla teadlikud sellest, aga ma ütleks, et kõige olulisem teadlikkus on just nimelt see teadlikkus, et mitte keegi ei ole tegelikult kaitstud 100%. Ja just see, et kui sa liiga enesekindel oled, siis sa muutud hooletuks ja jätad mingi ukse lahti. Mul tekkis veel üks küsimus, et kas TTÜ-l on oma mingi mitte häkkerite, vaid skämmerite pinkust, nagu saab teha skämkõnesid neile või kust te võtate neid? Ei, seda ei ole. Praegu ütleme, need harjutused on pigem sellised, et see ScamLab algas üldse nagu emaili põhiste skämmidega, et loo endale siis süke honeypot konto, mis ei ole kuidagi moodi sinu isikuga seostatav, eks ju, et kaitse ennast ka selle eest, et keegi sinu kohta mingisugust päris infot teada saaks, mida võiks sinu vastu hiljem ära kasutada. Ja siis hakka seda meiliaadressi kuskil nagu levitama, kust skämmerid suurema tõenäosusega selle kätte saavad ja siis nagu jahtima hakkavad. Aga see ei ole üldse nii lihtne ülesanne, kui see tundub, et me kõik saame kogu aeg neid skämmkirju oma postkastidesse, vaata spam folder läbi ja vaata, palju sul neid on. Aga et mingi see nagu toorele meilikontole need hakkaks tekkima, see võtab aega ja ka pingutust ja teadmisi. Aga me oleme lubanud viimastel aastatel neil ka erinevates muudes keskkondades seda teha, lihtsalt reegel on see, et ära nagu ise ennast reeda selle juures. Okay. See kursus tundub minu meelest väga hea ülesehitusega, et kui arvestades, et alguses ongi analüüs, siis on reaalne praktika, siis on veel teiste õpetamine, lõpuks tagasiside saamine, ehk siis loodetavasti, et see annabki siis õpilastele hea järje nii-öelda elus jätkamiseks. Aga tänapäeval nii-öelda skämmimisel aitab AI ka tugevasti kaasa, et AI on küll nii-öelda hea tööriist meile igapäevaselt, kes aitab asju efektiivsemaks teha, aga samas sellega saab ka palju halba teha. Ehk siis, kui me võtame konkreetse näite nagu deepfake tehnoloogia, siis kahjuks sagedasti kasutatakse seda ära just näiteks pornograafiliste sisude loomiseks või siis finantspettusteks või ka poliitilistest manipulatsioonideks. Et kuidas sina näed seda valdkonda ja et kas on üldse võimalik deepfake tehnoloogiat kuidagi eetiliselt kasutada või see ongi juba oma olemuselt ohtlik? Iseenesest deepfake tehnoloogiat ikka võib ka eetiliselt kasutada, et kas või need siuksed meelelahutuslikud on ju videod, kus ma ei tea,
Frank Sinatra laulab mingisugust, ma ei tea, Celine Dioni laulu. Et noh, nüüd siin muidugi see eetika küsimus taandub nagu sellele, et kuidas autoriõigustega on, et kas see on kooskõlastatud, aga jällegi noh, ma ei tea, filmitööstuses saab seda kasutada, eks ju, mingite siukeste asjade tegemiseks, kus inimene ei ole kas võimeline või ta ei ole kättesaadav parasjagu või mis iganes on ju. Jälle nüüd on see, et kas siis nagu näitlejad jäävad tööst ilma ja hakataksegi nagu AI kloone kasutama neist, tekib jälle see eetiline küsimus. Aga just see pettustes kasutamine, noh, et kuidas seda piirata saab, noh, kuidas igasuguseid pettusi piirata saab, et ühelt poolt on nagu regulatsioonidega, aga alati leidub mõni piraattootja, keda regulatsioonid ei huvita, need teenivad sellest piisavalt ja noh, see on lõpuks on nagu see, et kas see nagu pettusest saadav võit versus see karistus, et kuidas see tasakaal seal vahel on ju. Et ja kas see reegel üldse on võimalik nii-öelda siis nagu kehtestada, eks ju. Et kas keegi päriselt kontrollib ka, kes see siis nagu see nii-öelda kontrollorgan seal on, et kas politsei saab sellega tegeleda, eriti kui see toimub üle piiride. Ja noh, see on üldse, jätame isegi deepfake'id kõrvale ja igasuguste skämmidega on see probleem, et noh, Interpoli lävendit see ei pruugi ületada, on ju. Kohalik politsei ei saa väga midagi teha, et noh, lõpuks mis aitab, on rahvusvaheline koostöö ikkagi kohaliku sükse korrakaitse ja siis selle nii-öelda päti asukoha kohaliku korrakaitse vahel, on ju. Aga noh, jälle maailm on nii suur ja lai, et seda nagu koostööd igal pool toimima saada on keeruline. Ehk siis ikkagi, noh, ma jälle tulen tagasi selleni, et mida rohkem me ise saame aru, kuidas neid pettusi on võimalik teha, mida paremini me ise neid mustreid ära tunneme, nii-öelda rohujuure tasandil, on ju, see lõppkasutaja või lõpptarbija või see, kes on nagu potentsiaalne selle pettuse ohver, on ju. Mida rohkem me inimesi laiemalt harime selles osas, seda raskem on petistel küüsi taha saada, aga jälle kõigini kunagi ei jõua. Kuna seda deepfake tehnoloogiat kasutatakse suhteliselt palju, kas siis lõpuks võib tulla ka olukord, et me ei teagi üldse, mida usaldada, sellepärast et kui lihtsalt modifitseeritakse mingisugust lühikest punkti, seda kasutatakse igal pool, kus me siis lõpuks teame, et mis asi on õige ja mis asi on vale. Ma näen ühte stsenaariumit, mis tundub võib-olla natuke siuke must, aga kes teab. Siuke, issand, mulle tuleb praegu selle sarja nimi meelde, üks ulmesari oli, kus nii-öelda pahad olid Cylonid. No vot, las ta jääb, aga noh, põhimõte oli see, et mis nad seal tegid, Cylonid olid siis nagu robotid või noh, ja AI, on ju, kes suhtlesid omavahel võrgus ja siis võitlesid nii-öelda inimkonna vastu või noh, tegelikult enda õiguste eest, aga jälle see on nagu omaette küsimus. Ja mõte siis nagu see, et kuidas nende vastu võidelda, viime kõik asjad offline'i. Kõik võrgud on ainult kohalikud võrgud, mitte ükski võrk ei ole teise võrguga seotud, on ju, meie kosmoselaev ei ole teise kosmoselaevaga ühenduses rohkem kui ainult seda nii-öelda verbaalset sidekanalit pidi, on ju. Et noh, üks variant ongi see, et ühel hetkel me avastame, et see internet, mis tuli nagu väga suurte sükste võimaluste ja justkui nagu lubadustega, siis on äkki ühel hetkel liiga ohtlik, et seda kasutada ja siis jätame ta kõrvale ja suhtleme omavahel näost näkku ja väldime niimoodi neid pettusi. Ei, lihtsalt mu nagu mõte oli see, et meil oli tegelikult ITL-is oli täpselt sama teema, et kui see olukord niimoodi jätkub, siis me oleme ühel hetkel olukorras, kus me hakkame uuesti, noh, mina ei ole kunagi käinud pangas makse maksmas või ülekandeid tegemas, aga tõenäoliselt võib juhtuda, et ongi ja hakkame tagasi füüsilistes pangakontorites käima ja hakkamegi nagu füüsilises postkontoris asju ajama, et see potentsiaalne oht tõesti võib-olla ka teistel paistab olevat.
see on huvitav selles mõttes, et ma nagu varasemalt olid need mõttekäigud ei käinud mitte niivõrd pettuste ümber, vaid selle ümber, et aga mis siis, kui meil nagu suuremal piirkonnal näiteks elekter ära kaob või see võrguühendus nagu maha tõmmatakse või mis iganes. Et et meil peaks olema nagu mingisugused varusüsteemid, et ma käisin 2006 Lõuna-Aafrika Vabariigis, seal oli sihuke situatsioon, et tuumajaama 2 reaktorist üks, need töötasid vaheldumisi, et üks on hoolduses ja siis teine parasjagu toodab, on ju. Aga selle ühe reaktori hooldeperiood venis pikemaks, kui oleks pidanud, ehk siis teine reaktor pidi juba hooldusse minema. Ja siis oli see, et elektri defitsiit tekkis, on ju. Ja siis me vahepeal sattusime mingisse poodi, kus elektrit ei olnud ja no kuidas siis tegutseti, et pandi paberile igasugused ostud kirja ja arveldati sularahas ja sai tehtud küll, on ju. Täna muidugi sularahale üle minna uuesti, on riike, kus see on eriti keeruline, a la Rootsi või et kus on nagu rohkem survestatud seda nagu täisdigitaalsetele makselahendustele üleminekut. Et mingis mõttes on nagu see digitaalne makselahendus on nagu kindlam, eks ju, et sa saad kontrollida, kes kellele mida maksnud on alati, et sul ei ole, igast asjast jääb jälg maha. Sularaha on jällegi seal saab oluliselt lihtsamini oma jälgi peita. Teiselt poolt on see, et jällegi kumb on nagu peakindlam, eks. Et siin tuli jah meelde, kunagi keegi tahtis hakata tegema lõputööd minu meelest teemal, et paneks sularahale mingid RFID chipid sisse, või NFC ala, et mingid tag'id, et siis oleks sularaha ka paremini jälitatav, aga see idee laidati esimesel seminaril maha sellega, et aga kes see nagu sihtgrupp on, kes tahab sellist sularaha kasutada, kes selle kinni maksab lõpuks, on ju. Nojah, ja lõpuks, kui me tegelikult tahame ennast võib-olla AI eest varjata, siis tegelikult ongi hea, et seda sularaha siis justkui ei saa jälgida. Aga ma liiguks natuke siis edasi selle eetilisuse võtmega, et minu jaoks sõna eetiline on kohati nagu ebamäärane, kuna ühes kultuuris see võib tähendada ühte, teises kultuuris teist. Ehk siis kuidas sa ise üldse defineerid, mis asi on AI arenduses eetiline ja mis mitte, ja kui me mõtleme näiteks mõne markantsema näite peale, näiteks sõjatööstuse peale, et kas AI on üldse nii-öelda eetiline AI, on seal üldse reaalne kontseptsioon? No siin on nagu see, et jälle kuhu see piir tõmmata, eks ju. Eetilisus ongi hästi raske defineerida ja ka ütleme üks õppeaine, mis meil on esmakursuslastele sellel samal õppekaval ja teistel õppekavadel ka, ongi siis IT professionaalsed, eetilised ja sotsiaalsed aspektid, jah. Et seal tekib nagu selle eetika küsimusega ongi nagu see, et seal ei ole ühest vastust, see on hägune, see on sihuke, igaühel on see piir natukene erinevas kohas, et ikka mingisuguse konsensuseni lõpuks jõuame, eks siis, et kuidas sinna jõuda, et ühelt poolt, et kas mingi asi on seaduslik, see võiks olla nagu see esimene piir, on ju, et kuni see AI sõjatööstuses sõjakuritegusid ei soorita, on ju, et siis ta on nagu vähemalt mingi baseline on olemas, on ju. Aga see on jah, jälle ma ei saa sellele kuidagi üheselt vastata, et kus on minu valulävi ja kus on kellegi teise valulävi ja kus on ühiskonna valulävi nagu keskmiselt, on ju, et see on diskussioonid, mida on vaja pidada. Siit tegelikult olekski hea minna edasi järgmise küsimusega. Et diskussioonid, mida on vaja pidada, et kuidas sa teed selle häguse eetika, häguse regulatsioonide valla üliõpilase jaoks piisavalt huvitavaks, et ta ei oleks tulevikus punase meeskonna mängija, vaid ta huvitakski päriselt, kuidas nagu olla eetiline, kuidas kaitsesta, kuidas teha eetilist AI-d?
head lihtsad küsimused. selles suhtes ega ma isegi noh, ei oska ka sellele nagu väga niimoodi üheselt vastata, on ju, et me loodame, et see seltskond, kes meil seal on ju, see, kuidas me omavahel neid asju arutame, et see nagu tundub piisavalt äge ja nagu, et iga tudeng tunneb ennast nagu piisavalt selle grupi liikmena, et mitte minna nii-öelda tumedale poolele üle. Ja noh, eks siin on ka, ma ütleks, et popkultuur on palju ära teinud, on ju sama Star Warsi analoogia, on ju, et viha viib sind tumedale poolele ja kõik siuksed asjad ja et see võib olla küll nagu lihtne, tunduda lihtne, aga see on nagu shortcut, et see ei ole nagu, see ei vääri austust näiteks, aga noh, samamoodi võib keegi nagu teiselt poolt maalida selle pildi teistsuguseks ja noh, tänapäeval me näeme, kuidas see propagandasõda on nagu igale poole jõudnud juba, et jah. Pluss on ka kindlasti finantsküsimus ka, et kui see, et kus see inimese eetilise piir lõpuks hinnaga ka on ju, et täna on IT-töötajad väga heldelt tasustatud suuresti, aga sest neil on jõuda, kui see tänane valgete pool hakkab ka väga madalat hinda maksma ja see finantsmaailm hakkab peale suruma, siis eetilisus on paljudel inimestel hakkab kergemini ka murduma, võiks ka nii-öelda. No ongi ja lõpuks see nagu nii-öelda risk versus reward on ju, et kuritegelikul teel raha teenimine võib olla nagu väga tasuv, aga ta on seotud riskiga ja et kas sa oled valmis seda riski võtma ühelt poolt, on ju, või et kas see risk on üldse nagu piisavalt suur, et isegi mitte kaaluda seda, on ju. Et võib-olla ongi mingis kontekstis on nagu see, et see ei tundu üldse nagu mingit riski, et hea küll, et teeme siis ära. USAs oli hiljuti mingi TikToki siukse nii-öelda buumiga kuidagi levis, et mine panka umbes automaadis, pane see tšekk sisse ja siis võta teisest automaadist raha välja ja saad tasuta raha, kuigi tšekk on katteta, on ju. Et tundus nagu, tasuta raha. Ja, aga tegelikult tšekki võltsimine on karistatav kuritegu. ja sa jääd sellega vahele, lihtsalt see võtab aega, kuni nad seda protsessivad, on ju, et jah. Tänapäeval on tegelikult näha seda inimlikku kallutatust hästi palju. Seda on ka näha AI-s, kuidas näiteks DeepSeek on võib-olla natuke rohkem konservatiivne Hiina osas või Grok ütleb midagi teisiti USA osas. Et nagu sa siin tõidki Twitteri näite, et kas selline kallutatus on üldse midagi, mida me saame vältida ja kas täiesti niisugune õiglane tehisintellekt on üldsegi saavutatav sinu arust? No me kõik oleme alati natuke kallutatud, on ju. Küsimus on selles, et mis andmete pealt me tehisintellekti treenime. Kas me oleme valmis need andmed enne selle mudeli treenimist nii-öelda ära puhastama selle kallutatuse suhtes? Kas me üldse ise teame, et seal see kallutatus sees on ju, et see algab tegelikult kaugemalt, et kõigepealt on vaja ära tunda see koht, lõpuks jõuame tagasi sinna, kust ma alustasin, on ju, et see kallutatus on, seda võib defineerida kui bugi, on ju, bugi on potentsiaalne haavatavus kohe, eks. Et kas me leiame need bugid üles, kas me oskame need ära parandada enne, kui me seda kasutame treeningmaterjalina? Et võib-olla lihtsustatum näide sellest on see, ma siin olen ka oma podcastiga just alustanud suhtlust Tehnikaülikooli keelelaboriga ja neil on siis siuke ka masinõppe vahendeid kasutav tööriist, mis siis transkribeerib eestikeelset teksti. Tekstiks.ee on tasuta kõigile kasutatav ka ja samas on ka GitHubis see kõik üleval, et ma proovin sellega siis oma podcasti osadest teha täis transkriptsioone.
ja meil läbirääkimised käivad nagu selles osas, et kas nemad saaksid seda podcast'i kasutada ka õppematerjalina. Ja siis on nagu see küsimus, et seda päriselt õppematerjalina kasutada, peab keegi tegema sellele transkriptsioonile ka nagu selle keelelise kontrolli, et kas ta päriselt või et need sõnad oleksid seal õiged ja keeleliselt korrektsed. Et see on tegelikult päris siuke massiivne töö hulk, et seda mudelit õigeks tuunida. Ja ma kahtlustan, et paljudes või ongi, et ka neid AI mudeleid treenides otsitakse lihtsamaid lahendusi ja siukseid andmesette, mis on lihtsalt kergemini kättesaadavad selle asemel, et nagu veenduda, et ta ei oleks kallutatud kuhugi poole või sama asi keelemudelitega. On tulnud inglise keelde mingisugused sõnad või hakanud rohkem levima, mis olid ainult kuskil mingis piirkonnas, ja ilmselt selle piirkonna andmesetti oli lihtsam kätte saada ja sealt need sõnad sinna tagasi on tulnud nüüd läbi selle, et inimesed üle maailma kasutavad neid LLM-e. Jah, et üks asi, mida ma ise ka olen, üks asi on siis AI arendamine ja seal selle kallatuse see eemaldamine, aga teine asi on see, mis järgneb sellele, et ma just hiljuti kuulsin sellisest kontseptsioonist nagu automation bias, ehk siis kui meil on midagi ära automatiseeritud läbi AI, me niivõrd usaldame seda ja me lükkame kõrvale kõik teised vaatenurgad või protsessid, mida me oleme kunagi teinud. Ehk siis, ma ei tea, võtame suvalise näite, et et ma tahan lasteaiakasvatajat palgata ja siis, ma ei tea, AI mudel vaatab kõiki neid intervjuusi läbi ja siis ütleb, et milline kandidaat siis sobib. Lõpuks ta siis valib välja ühe kandidaadi ja me lähme selle kandidaadiga edasi. Nii, aga kui me vaataks siis selle mudelisse sisse või et miks ta selle valis, siis näiteks tuleb välja, et ta eemaldas kõik kandidaadid, kes kandsid musta värvisärki. Aga kui sa sellist põhjendust vaataksid, et siis see ei ole ju reaalne, ehk siis tegelikult ilmselt seal on ka see, et milline osa on inimesel hiljem ja et mis on siis selle nii-öelda põhjus või kuidas see AI siis jõudis sellele tulemusele, mida ta andis. Jah, et eks nende laiatarbemudelitega on ka see, et on sul tänapäeval kuidagi rohkem levinud seda, et too oma mõttekäik välja, et ise nii-öelda reasoning seal taga oli, eks. Ja samas jah, mul on endal olnud hiljuti ka ütleme ChatGPT mingit natuke pikemalt mõtlevaid töövorme jälgides see, et ta kuvab seal korraks lihtsalt seda, et mis ta hetke nagu samm on või millega ta parasjagu tegeleb. Siis ma näen, et oota, siin on mingi asi, mida ma peaks täpsustama, et ta paneb nagu vales suunas ajama sealt. Aga näiteks ma ise olen töötanud 2 pangas sel ajal, kui masinõppe on järjest arenenud. Ja pankades on ka see, et me tahame laenuotsuse automatiseerida võimalikult, et mingisugused kontrollid, midagi saab outsource ida, mingisugune mustrite kontroll kuskilt konto väljavõtte pealt, selleks on teenusepakkujaid turul, kelle kaudu seda teha. Ja siis see on mingi sisemine otsustusmootor, kus sees tõenäoliselt on kuskil ka mingisugune siuke masinõppe mudel, ja regulatsioonid jälle panevad seal natukene paika seda, et milliseid otsuseid sa tohid automatiseerida, mis puhul, et ütleme vist oli see, et positiivse otsuse võib automaatselt anda, et saab kiiresti nagu klient laenuraha kätte, aga negatiivset otsust peab ikkagi inimene üle vaatama. Tegelikult on see, et ma ütleks, et ka neid positiivseid otsuseid, et seal võib olla see, et jällegi automaatika võib-olla võtab liiga suure riski mingisuguse kliendiga. Et seal peaks inimene üle vaatama, aga jällegi, et kuna see ülevaatamine on tegelikult väga töömahukas ja lõpuks, et mida see siis nagu annab, mida see automatiseerimine siis päästab tegelikult. Et ikkagi võib-olla mingisugune teine mudel käib üle ja märgib ära need case'id, mis tuleks inimesel üle vaadata. Aga siis see ei ole ikkagi päriselt human in the loop enam, et see on nagu siuke osaliselt human in the loop, et jälle. Jah. Mul olid siin
päris mitu aastat tagasi, kui ka see masinõppe hakkas oma esimesi samme Eestis tegema, oli meil projekt, mis luges metsloomi Eesti metsades kokku ja ka seal otsustati ühe dataseti puhul seda mitte võtta, kuna ei oldud teada, et see dataset on eetiliselt nagu korjatud ja koostatud, et juba selles mõttes on Eestis ettevõtteid, kes ka datasetidele niimoodi sisse vaatavad, et ütlevad, et nagu me ei saa seda kasutada. Et see on täitsa olemas ja ma loodan, et see kasvab ka edaspidi, et nagu ei minda nii kerge vastupanu teed. No see on jälle see, ütleme, kui me nüüd sellest eetilisusest räägime, siis ka turul on ju, ettevõtted konkureerivad omavahel, et kes mis kuvandiga on. Et kui su klientidele läheb korda see, et sa teed asju eetiliselt, siis sa tahad teha asju võimalikult eetiliselt. Kui keegi avastab, et tegelikult klienti ei huvita, see on ainus koht, kus ta seda teenust saab, sa oled monopol, on ju. Monopol juba põhimõtteliselt on nagu see, et kas ta on eetiline või mitte, on ju. Siis et kust see motivatsioon tuleb ettevõttele, et teha asja eetiliselt, kui turg tegelikult ostab niisama ka, on ju. Aga Tartu Ülikoolis on niisugune asi eksisteerib nagu eetikakomisjon, mida küll varasemalt on hästi palju kasutatud arstiteaduses, et kas teadustöö on eetiline, aga järjest enam on ka sinna laekumas AI teemalisi ja niisugust teist valdkonda, et kas see on ka TalTechis midagi, mis kui mina kui õpilane näiteks ei tea, kas ma pean eetiliselt lähenema sellele, kas see on eetiline probleem või mitte? Kas on mingisugune struktuur või üksus, millelt seda küsida? Jaa, sama, eetikakomisjon. Et ma olen oma juhendatavatega näiteks lõputööde puhul on olnud paar korda nagu selline küsimus, et kuule, mul on tunne, et sellega sa peaksid eetikakomisjonist ka läbi käima. Et eriti just mingid küberturbe teemalised tööd on ju, et kui sa tahad teha ülikooli töötajate peal näiteks mingisugust eksperimenti on ju, siuksed asjad tuleb kooskõlastada ja siis tuunida see eksperiment selliseks, et ta oleks eetiline. Kuna AI-ga rääkides on tunne, et see enam ei ole masin, et ta oskab justkui sinust aru saada, ta vastab ilusti, ta räägib sulle tavaliselt ilusaid sõnu ja tunnistab, kui ta eksib. Et kuidas selline näiline teadvus võib siis mõjutada siis seda, kuidas me AI-d usaldame, et näiteks on ju levivad ka niisugused eraldi siis rakendused, mis ongi siis mõeldud olema justkui sinu kaaslased, AI kaaslased, et millised siis ohud sellisel trendil on ja kes see üldse vastutab moraalselt, et kui see kaaslane sulle midagi teeb või valesti soovitab? See on natuke sihuke AI kaaslane, see minu meelest läheb sinna romantikaskämmi valdkonda. Romantikaskämm on hästi keeruline selles mõttes, et seal tekibki ohvri ja selle kurjategija vahel või ütleme ohvri poolt tekib sügav emotsionaalne kontakt, on ju. Ja sealt nagu see tegelikult need mustrid on samasugused nagu lähisuhtevägivallaga tegelikult. Et sul võivad sõbrad ümberringi ju öelda ja näha, et kuule, see on jama, et ära anna talle seda raha, aga siis sa tõukad nad eemale sellepärast, et aga ma ju armastan teda, et mis mõttes. Et siin on väga tugev sarnasus ka nende AI kaaslastega, et nüüd on nagu see, et kes siis vastutab. Täiskasvanud inimestena me ise vastutame oma tegude eest, eks ju. Et jälle siin nagu teiselt poolt ma just ütlesin, et ohvrit süüdistada ei tohiks, on ju. Läheb keeruliseks eetiliseks dilemmaks jälle. Et ja näiteks, et kui AI sulle midagi genereerib, on ju, kes siis vastutab selle õigsuse eest? Kui sina esitad seda kui enda tööd, siis vastutad sina selle eest kui autor, on ju. Isegi kui see tegelikult ei ole autor taustal, on ju. Aga just nagu sellisel juhul, et kas siis see ettevõte, kes seda rakendust sulle pakub või müüb, on ju, et
nemad võiksid nagu vastutada selle eest, kui see sulle mingisugust kahju tekitab. Minu meelest meil just oli mingisugune kohtulahend, küll mitte AI-ga seotult, aga sotsiaalmeedia platvormidega, et sotsiaalmeedia sõltuvuse eest mõisteti konkreetne rahaline kahjutasu ohvrile osas, ma ei mäleta, mis jurisdiktsioon see täpselt oli, aga jah, et see oli nagu väga huvitav pretsedent, mida vaadata, et see sihuke minu naiivne lootus oleks, et see viib kunagi selleni, et päriselt need ettevõtted, kes on oma rahanumbreid taga ajades tegelenud väga eetiliselt kaheldavate asjadega, siis hakkavad lõpuks ka selle eest vastutama. Aga teistpidi jällegi, et võib-olla see Pandora laegas on juba liiga lahti, et seda kõike sinna tagasi panna. Jah, ega see ole üks karm maailm, et ma ise olen vist sattunud ka lugema uudiseid, et kuidas siis justkui AI on veennud inimesi siis enesetapule, et need on muidugi väga äärmuslikud juhtumid ja siis samamoodi ju võib mõelda, et ma olen kuulnud, et on olemas ka sektorid, et kes siis justkui tahavad või teevad, lavastavad siis sinu, ma ei tea, surnud vanaema, isa või kaaslase ja siis sa satud ju tänu seeläbi hoopis teistmoodi lõksu, küll nagu kellegisse, kellega sa oled kunagi tuttav olnud, aga siis nüüd oled tuttav edasi läbi AI. Et väga huvitav on teada saada, et mis tulevikus niisugustest sektoritest saab üldse. Isegi Black Mirror võttis selle teema ju ette läbi virtuaalreaalsuse, aga ja seal oli minu meelest isegi mitu osa nagu sarnasel teemal, aga jah. Ütlesin enne ka, et see popkultuuril on palju võimalusi meid kuidagi nagu mõjutada selles suunas, et minu meelest sellised sarjad nagu Black Mirror näiteks, et selliseid peaaegu et tehnoloogiliselt peaaegu käega katsutavaid eetilisi dilemmasid lahata nagu ja kirjeldada seda musta stsenaariumit seal on ju, et kuhu see kõik viia võib. Minu meelest see on väga hea, et seda tehakse. See popkultuur ja need filmistsenaariumid niisugusest isegi kurjast AI-st eksisteerivad, Terminaator ja Võimatu missioon ja nii edasi, kus on nagu AI kaaslased ja tegelikult nii. Korra kui sa Terminaatorit mainisid, siis ma mõni päev tagasi sain Air Balticult kirja, kus nad ütlesid, et tule pardale, kasuta meie onboard Wi-Fit, mis on koostöös Starlinkiga ja mille nimi on Skynet. sa julged selle Wi-Fi? No ei julge enam Air Balticuga lennata. Aga siin tegelikult raputas eile hästi kõvasti maailma, kuidas Claude Code'i lähtekood lekkis NPM-i kaudu. Ja nüüd nad tõid ka turule siis tänu sellele lekkele kiiremini niisuguse Claude Code'i buddy, ehk siis see on jällegi sinu companion koodi kirjutamisel. Minul kahjuks ei vedanud, minu companioniks tuli Draakon, kes lubas kõike lõhkuda ja hästi palju bugisid teha. Aga see on niisugune omamoodi, kus sa saad nagu oma väikseid Pokemone sealt, et kui sa saad Legendary, kes sul oskab kõike paremini teha, siis palju õnne. Aga siit tulebki tegelikult minu teine küsimus siia otsa kohe, et kui me nüüd järjest enam kaotame sellest loopist inimest ära, et on näha ka Claude Code'is, on olemas YOLO mood, mida saab kasutada ka GitHubis, kus tegelikult me ei anna enam eraldi õiguseid, me anname talle kõik õigused. Kas sinu arvates on meil kätte jõudmas stsenaarium, kus me kaotame AI üle kontrolli, siis me anname talle liiga palju õiguseid? No mõtleme kas või OpenClaw peale, kus miljonid inimesed üle maailma minu teada on andnud OpenClaw kaudu erinevatele LLM-idele oma arvuti ja erinevate kontode üle nagu täisõigused. Ei, sellest potentsiaalne saadav kasu tundub nagu mugav, näiteks
abikaasaga just arutanud, et jõle mugav oleks reisi planeerida näiteks niimoodi, et lased tal seal kokku panna selle paketi ja siis ostad. Aga ei, palun ei, ärge tehke nii. Et noh, jah, võib-olla ma olen ise ulmekirjandusest liiga palju mõjutatud, et mul nagu see tunne küll, et kuulge, aitab nüüd, on ju. See eksperiment on piisavalt kaugele läinud juba. Mul on kohe ärimõte, et siis saaks hakata pakkuma, kes hakkavad neid AI-sid mõjutama, et sa just läheksid nendesse kohtadesse, et ma olen nagu kindel, et kindlasti nad suudavad maha müüa selle, kui romantika pealinn on nagu Baltikumis Daugavpils või mingisugune Lõuna-Sudaan või Jeemen, et Põhja-Korea võib-olla saaksid aru, aga võib-olla niisugused kohad kindlasti saaksid käia, et No neid, noh, ongi OpenClaw puhul ju need prompt injection'id suvaliselt veebilehelt lihtsalt ja ongi sul nagu järgmine ründevektor käes, on ju. Et jah, ma ei tea, ma arvan, et me ei peaks, me peaks ikkagi laskma tal tegutseda ikkagi mingi kontrolli all, aga teiselt poolt on nagu see, et kui see maht, mida ta suudab produtseerida, on nii suur, et inimese jõud lihtsalt ei käi üle selle kontrollimisest, siis sa paned teise AI seda kontrollima. No ja kuidas see siis nagu erineb sellest, et sa annad talle vaba voli teha mida iganes? Aga kui me ise tahaksime nüüd ka AI-d kasutama hakata või oma ettevõtte jaoks kasutama hakata, et kuidas üldse on nii-öelda õige ehitada eetilist AI-d, et millest üldse peaks alustama? Noh, ma ütleks kõigepealt, et kuidas üldse igasugust uue tööriista juurutamist alustada, et alusta väikestest eksperimentidest ja siis vaata nagu hakka sealt suuremaks skaleerima. Ja noh, jälle, mida tähendab AI-d kasutama oma äris, on ju, et kas see on osa sinu nii-öelda kliendile väärtust pakkumisest on mingisugune mudel või sa kasutad seda mingite vahetulemuste loomiseks või no ütleme koodi kirjutamiseks näiteks, mida lõpuks sinu kliendid kasutavad. Noh, seal nagu see skaala on nii lai. Noh, ja siis siin, et mis siis nagu eetiline on ja mis mitte, et ma ütleks, et ma kardan, et asjade eetiliselt tegemine on sageli liiga töömahukas, et keegi seda tegema hakkaks ja siis tehakse ka kuidagi ja tulemus Sellepärast meil niisugused ained ongi, nagu te ise annate, et me ise, et lõpuks inimesed üldse teadvustaksid, et niisugune kontseptsioon on olemas, sellepärast et ega ma isegi olnud kas või ütleme aasta aega tagasi, mul isegi ei käinud mõttest läbi sõna AI ja eetika. Nüüd on võib-olla see rohkem valguses ka just ka selle sõjatööstuse pärast, et mis seal on see Anthropicu ja USA valitsuse vahel see case, et kus nad ei lubanud kasutada oma mudeleid sõjatööstuses ja nii edasi. Et no kui me võtame jah. AI ja eetika, see oli nagu võib-olla kõige sihukesem klassikalisem küsimus, ütleme isejuhtiva auto puhul on ju, et kas sa tahad sõita sellise isejuhtiva autoga, mis igal juhul kaitseb sind kui reisijat või sa tahad sõita sellise isejuhtiva autoga, kes jah, no vot just, mis kaitseb siis või noh, et otsustab selle baasil, et mis tundub, et kõige mõistlikum oleks või kõige nagu ütleme, et sul on mingisugune lasteaiagrupp ja siis mingisugune varisev sild ja noh, et kummale poole sa siis pöörad, on ju. Et kas sa sõidad sinna silda, jätad selle lasteaiagrupi jällegi ellu, on ju, versus see, et ta üritab sind kaitsta ja sõidab sellele lasteaiagrupile otsa. Et ma noh, nii küüniline kui see ka ei tundu, mulle tundub, et siin on nagu turgu erinevatele mudelitele, et olenevalt sellest, mis kliendi eelistused on, saad valida sellise AI, et kas ta on nagu tapja või ta on nagu inimkonna päästja ja kõik need vaheetapid seal vahepeal. Aga jah, et korra tulles selle AI-ga koodi kirjutamise juurde, et ma olen ise just, ma hakkasin siin sügisel õpetama skriptimiskeelte ainet üle pika aja, kuskil 8 aastat tagasi tegin seda viimati, aga seal oli nagu see teema, et ma
siis ei olnud selliseid tööriistu nagu täna. Ja noh, ma olen ise nagu esimeses loengus enam-vähem ütlesin neile, et käituge minu sõnade, mitte minu tegude järgi, et ma ise olen väga roostes praegu skriptimises, aga et noh, ma proovin teid tüürida nagu selle poole, et teie ei oleks nii roostes kui mina. Ja mida aeg edasi, seda rohkem ma olen ise kõrvalt jällegi AI tööriistade abiga erinevaid skripte teinud, et enda mingeid protsesse kiirendada, parandada, aga see on nagu minu eesmärk on olnud kogu aeg see, et see skript ise töötaks ilma AI-ta, siis kui noh, kui ta töötab, et ta oleks nagu, vahet ei ole, mis AI turul lõpuks juhtub, kes jäävad ellu, kes ei jää, on ju. Äkki variseb kogu turg ühel hetkel kokku, me ei tea seda. Et minu tööriist vähemalt jääks mulle alles, et ma saaks oma asjad tehtud. Me oleme hästi palju tänases saates vaadelnud AI-d, AI loomet, kuidas luua eetiliselt AI-d ja just niisugusest IT arendaja vaatevinklist, aga korraks põigata tavatarbija suunas, tavainimesed, kes võib-olla ei ole IT-sektoris, kas nemad peaksid ka AI-sse suhtuma kuidagi eetiliselt, kas AI-d on õige paluda, kas AI-d oleks õige käskida, käsutada AI-d nagu modernset orjapidamist, kus AI on sinu minion või AI on sinu parim kaaslane? No siin on ka jälle need suhtumised lähevad nagu erinevatesse suundadesse, et ühelt poolt nagu, kas mitte Sam Altman ei öelnud, et kui sa ütled AI-le palun ja aitäh, siis sa lihtsalt raiskad ressurssi, palun ära tee seda. Et teiselt poolt, kui sa kasutad seda nagu sükast nii-öelda prompti kui programmeerimiskeelt, et sa panedki hästi konkreetselt kirja, mida vaja on ja teed, on ju. Teistpidi, et kui sa kasutad seda nagu vestluskaaslasena, läbi hääljuhtimise, eks ju, et siis ilmselgelt vali see suhtlusstiil, mis sulle nagu kõige mugavam on ju. Aga jälle, et mis eeskuju me lõpuks lastele anname, on ju. Kas me ütleme Sirile ja Google Assistantile palun ja aitäh või õpetame ka lapse nagu eeskujuga kamandama neid. Ja kui see kamandamine on nende assistentide suhtes, mis siis toimub näiteks teenindava personaliga, et jälle. Lõpuks ma ütleks, et käitu nii, nagu sinu moraalikompass ette näeb ja proovi nagu teistele olla eeskujuks. Naiivselt. See on väga hea mõte. Just. Eeskujuks, mis moraalikompassi, sinu moraalikompassi vaates oleksid niisugused head raamatud või lugemissoovitused meie kuulajatele, kui nad sooviks selles teemas natuke süvitsi võib-olla minna? Oskad midagi tuua? Ma ei ütleks, et sellesse teemasse, aga ma annaks lihtsalt lugemissoovituse sama raamat, mis mul siin käe pärast on ju, et Range, mis räägib sellest, kuidas generalistid kõrgemini järjest spetsialiseeruvas maailmas hakkama saavad. Ole teadlik, ole generalist, on ju. Ja ma tea, võib-olla siinkohal soovitaks ka seda, et kuna meil Tallinna Tehnikaülikoolis on parasjagu vastuvõtt algamas, et tule õpi. Siin on väga paljudes ainetes väga palju soovituslikku kirjandust ka, et ja ka selle teema kohta, et võtad TalTech.ee lahti, vaatad menüüst sisseastujale ja seal on täiesti nagu erinevaid toredaid õppekavasid, kuhu tulla. Üks kasulikum kui teine. Vilistlasena ma võin öelda, et see on väga hea kool, et ma olen nagu saanud oma baka- ja magistrikraadi sellest koolist, et täitsa hea koht on, et soovitan minna. Kristjan on tegelikult olnud väga lahe sinuga, väga huvitav, et kindlasti soovitame kuulajatel minna kuulama sinu karjäärikännakuid. Ma ei tea, mitu episoodi see väljas on, ma isegi ei vaadanud, mis number sul seal praegu ees on. Salvestamise hetkel on niimoodi, et homme tuleb välja 63. ja salvestatud on praegu 67, 68, see on juba kokku lepitud. Nii et siis saavad inimesed teada, mis päeval me salvestasime
nii et pange otsad kokku. Aga enne täitsa lõppu, Kristjan, meil on niisugune traditsioon nüüd siit teisest hooajast, et anname sulle küsimuse võimalust järgmisele saatekülalisele, kes meil tuleb. Et nagu sina ei tea, kes see on, aga sa saad nagu küsida, et mida sa küsiksid? Kuna mul karjäärikäänakud on inspireeritud töövestlusest oma formaadilt ja mulle endale on nagu uute võõraste inimeste intervjueerimine selles mõttes nagu ka töövestlusel kandidaadina väga põnev alati olnud. Ja on üks küsimus, mida ma ei ole karjäärikäänakute siis külalistelt küsinud, aga mis mulle töövestlusel hästi meeldis kasutada. Mis on kõige suurem fail, mis sa oled teinud või viga, mis sa oled teinud ja mida sa sellest õppisid? Aga ma tegelikult sõnastaks selle natukene teistpidi, et mis on viimane viga, mis sa tegid ja mis sa sellest õppisid? Ma loodan, et meie külaline ei ütle, et nagu tuli meie saatesse. Ei, no see ei saa olla viga selles mõttes, et minul on väga tore. Aga aitäh sulle, et selline meie esimene saade sellel hooajal sai. Aitäh, Karl, aitäh, Egle, aitäh, Kristjan. Näeme järgmine kord. Tšau!